vaatame, mis saab. Nii, olukord on järgmine. Lennujaamast võtsin Bolti endale. Ja mis juhtus, oli see, et me saime mingi maa, saime Vilniusest eemale. Ja Bolti ländis kõnekas saba. Et nüüd ootame teist Bolti, kes tuleb, võtab mind peale ja viib mind Kaunasesse, kus on Aavo ja Firo juba ootavad seal pikemat aega, et saaks mul kõik need hotelli check-inid asjad tehtud. Ja Bolti juht on lahe. Ta leidis kohe endale mingi sõbra, kes ütles, et jaa, davai, lähme sõidame ära, teeme, oleme. Ja meil autoks on Citroen C5, mis oli Bolti autoks. Ja ma olen seda pikemat aega juba kõigile öelnud, et ärge oska endale Citroeni. Ma isegi oma pihavaenlasele ei soovita seda. Mu emal kunagi oli ja sellega oli miljoni oma. Ja nagu näha, siis juhtub ka see Leedus. Tere, hommik 18. september ja me oleme siin Leedus. Juuksed on normid püsti tõusnud, aga see on sellest, et autopidurtuled ei tööta. Kuid me lahendasin probleemi. Ma võtsin oma LT bussilt, millega me siia sõitsime piduritulekonna ja integreerisin selle BMW külgi. Praegu Keijo ja Firo jäid jälle nüüd boksi ja ma tulin jaotasin koosolekul. Tegelikult siin juba ammu peal, aga kuna see Leedu keelest ma liialt siia vaeva ei näinud see algust tulemisel. Nii et ma lähen seisan seal nüüd nagu mees rivistusel ja ootame selle koosoleku lõppu. Ja äkki see on lõpus midagi tarka teada ka. Nagu ma ütlesin, koosolek oli leedu keeles. Aga õnneks tüübid tegid ikkagi järjekordselt mulle eraldi ingliskeelse lühikokkuvõtte, mis on ülimugav, sest et kohtunikul on alati öelda midagi, mis on ka kasulik. Et ei ole ainult nii, et see on nii lihtne, et me peame läbi kõik klipid, et see rada on ees ja nopi need lilled ülesse. Nii et ma tean, mida teha, kuidas seda teeme, seda me veel ei tea. Praegu rada kuivab päris usinalt, et see saab päris lahe olema, kui see asi püsib nagu ilma suure vihmata. Eks ta esimesed ringid on väga sketšid jälle, sest et olukord on räigelt muutunud, aga vaatame. Ma usun, et me saame hakkama. Meil siin kaasvõitlejatel eile juhtus õlirõhuga midagi. Et mehed käisid öösel, vahetsid Vilniuses mootori ära ja panevad sinna uue turba praegu. Normaalne, kui niimoodi on asju võtta. Aga nad on rajal kohe tagasi. Väga lahene. Lõpuks jõuan koosalikud ringiga tagasi ka enda asja juurde. Vaatan siin mehed on kaamera külge pannud. Keijo teeb mingit väga tähtsat asja, tal on breakliner käes. Firol on käed taskus järelikult, tema enam tähtsat asju ei tee. Aga see tähtis asi on see, et ta peseb siis rooli või mu radika ära. Aga see on sellest, et kui ma seal mootor oli radikat nagu ära võtan ja külge panen, siis need ilguvad mõned tilgad peale ja see lihtsalt jääb lollilt digine. Nii et praegu teeb seda asja paremaks.
kui märjaga see on lihtsalt nagu sketsi ja niisugune väga libe värk, kuivaga see on jõhkra gripiga rada ja kiirustad on päris rajut ja tüübid panevad ikka räigelt hullu sinna. See on nagu reaalselt kiire rada. Terve rada on pillistmes nagu jõhkralt. See on väga hull. See on ülilahena. Ma ei oskagi muud öelda. Keijo viskab uued rattad alla ja igaks üks tangime autot, keerame morti hästi jäigemaks, et mitte olla hädas spuulist välja kukkumisega, et grip on natuke liiga ulme minu jaoks. Ja paneme edasi. Lõpetasin trenni ära umbes 15 minutit enne trenni lõppu ja kellegi prügi lendas platsi peal, paneme prügikotti ära. Igal juhul teeme asjad, mida me tavaliselt ei tee. Oil catch can vajab puhastamist, see ei tea, millal see viimati tühjendus on, aga näha on, et see on igal juhul praegu mingit kaupa täis. Tuunisime veits ajus piirajat ja nüüd ootame, et Samuli meile veel natuke infot saadab, ehk siis saadan talle oma logi, et ta saab üle vaadata selle ja me saame äkki midagi parandada autotöös. Aga suures plaanis sõidab auto hästi, kuiva raja peal see rada on ikka väga hull. Ja Keiol ja Pirol on jälle käed teed täis siin ja ma siis puhkan oma suurest adrenaliinist. Ja vaatame, kuidas meil läheb, et Piro sai väljast ühe kaadri, ta üldajast oli rehvi boksis. Aga vaatame, kuidas meil kvallid lähevad või midagi veel. Auto on valmis seatud siis kvalliks ja me võtame ette nüüd matka seal kaugel, kus see meie kõrgem metsatukk paistab. Me peame sinna ka jõudma. See on mingisugune mitusada meetrit läbi põõsa käimist. Piro ütleb isegi 500. Jälle lähme siis. Seal on söögitelk muideks, nagu suht hea koha peal. Ja võib-olla on seal parem söök, kui mul eile tee peal selles väikses putkas. Nii et anname kuuma. Keiol on mingi oma arvamus tekkinud siin vahepeal. Arvab, et me peaksime siin sõitma. Panin teised kossid igaks juhuks, et mitte sõidusaapid ära rikkuda. Siit läheb ikka normaalne off-road. Aga nii see on. Siin on siuke asi, mida muidu ei näe. Praegu on päris tuuline, ma loodan, tuul meie heli väga ära ei riku, aga raja kõrguse vahe on, ma arvan, et kui sõita ringrada, see tõusud ja langus on umbes 30 või 40 meetrit. Ehk siis seal taga all on line-up, kus kohast me peame hakkama kiirendama ja me sõidame õrnalt ülesse mäge ja igal juhul kõrgemas on seal, kus sa näed puud kõrgel ja tegelikult läheb räigelt ülesmägi. See on päris hull. Ma kujutan ette, et ringraautoga on see ebareaalselt fantastiline koht, kus sõita. Ja me siis sööme ja vaatame mõned proovimissõidud. Ja ma olen põhipäeva sündmuse juures. Siin selja taga on söök.
sinna on, tundub nagu ülihea prof. Näeb välja, eelmine kord oli ka. Nii et, mis mul üle jääb, ma tellin endale profi kohe. Ja võiks sama. Praegu on niuke asi juhtunud, et Samuli tuunis mu auto aju veits ringi, ta ütles, et see auto käib jõle rikkalt, et seda peaks ikkagi tegema päris palju muudatusi. Me tegime selle ja tema tegi seda isegi läbi TeamVieweri. Ta on minust siis umbes 1000 või 1500 kilomeetri kaugusel lausa Soomes ja pimpis ära selle asja. Ma loodan, et on parem, selles mõttes on nagu ohtlik koht, et me teeme seda nüüd enne kvalli täpselt, et niisugust asja üldiselt riski ma tavaliselt ei võtaks, aga ta ütles, et don't worry, et see on minu probleem, eks nagu tema sel hetkel ja ma võtan selle riski, et ma lähen vaadates, kuidas tema tuunit autot sõidavad, seda on tegelikult rõõm kuulda. It's not correct tuned. Yeah, but what we can do now? To hold the table a little bit down? Mees tuunib autot praegu läbi aju lihtsalt, võtab kütust maha. Ma ei julge valjult rääkida, sest et võin segadada mõtet, aga päris hull. Mees ütles räigelt rikas, et see auto ei tööta üldse nii nagu peaks. Ja nüüd üks väga pull asi veel, mida meile ei mõnd tähelegi. Ma seisan siin rajal. Sinna poole Prada. Ja sinna poole Prada. Aga siin on üks veider asi. Kellegi koduerav on siin lihtsalt. See inimene saab iga päev mööda rada sõita koju lihtsalt nagu what the fuck. Vaat seda asja, see on ikka ulmena. Igal juhul, kvalid hakkavad. Võiks öelda, et hetkel mingit närvitunnet ei ole, sest et rada tuli suht hästi välja. Sõita saime väga palju, trenni aega oli ikkagi tegelikult mingi paar tundi ja selle paari tunnisest tunni aega saab sõita ära keskelt läbi 12-16 ringi siin selles korralduses, et sõita saab väga palju ja rada on ikka väga-väga kiire. Nii et vaatame, kuidas meil kvallid lähevad. Igal juhul ma anname enda. Samuli tuunis veel meie autot. Kvallid on läbi. Parim ring oli teine ring, 86 punkti ja see viib meid 8. kohale. Ma panen siit kohe järgi mõned väliskaadrid kvallist.
Czy ty się to będzie dyskutuje, czy lider jest nie? A ja wajda! No dawaj, pataki tu kliping zonu. O, ja opanaśio! No, to zmiana, pójdzie, pójdzie. Ja nüüd me igal juhul hakkame valmis seadma siis ennast tandemiks, rehvid on vahetatud, kütus on sees, kütust on meil suht vähe alles, see on tegelikult veits kriitiline, aga vaatame, mis saama hakkab. Ja ma pean panema ühe pistiku kinni, mis sai korra lahti võetud ja tegelikult me oleme juba valmis, aga tandemini läheb veel. Ajakavas on nagu ikka väike error. Kell 6 peaks hakkama pro-kvallid või mis kvallid, tandemid, aga kell on juba tegelikult 6. Kui ei ole, see mõni minut alles 6-ni jäänud. Küsisime rajapoisi käest või see boksi vanemalt, et millal sõita saab. Ja tuleb välja alles top 8 sõidud, nii et ta pakkus, et umbes tund läheb veel selleni, et siis pro-tandemid saaksid alata. Pro-tandemid lähevad suht hämarasse, mis on tegelikult päris põnev, aga eks vaatame, mis siis saab. Igal juhul meil ei ole midagi muud teha, kui lihtsalt oodata. Kõik kardavad meid. Keegi arvab, et kõik kardavad meid. Ma ei usu, et me nii koledad oleme. Me oleme agressiivsed sõidavad. Okei, surmaatid võrdjääma, teile. Ajavaide, jätku sabuloon. Hästi suunda. Ja päris kiiresti, siin leedukeelne möla karjub üle küll, aga igal juhul vihma hakkas sadama, esimesed pro-tandemid algasid kohe vihmaga ja ma spinnisin välja, väga lihtne, suur sõiduviga, mu eessõitja tegi ka suure sõiduga, kes sõitis täielikult välja, aga lead chase to chase hindamises on tema eelis siis minu tagasõites selle hetkel, kui mina välja spinnisin ja ta lihtsalt lasi sirgeks. Ehk siis seekord on nii, mis ennast Leedu oli väga lahe. Me oleme väga kiirelt asjad ära pakkinud ja need tüübid otsivad seal mälukaardid välja, et nüüd anda mu kätte. Siis ma saan teile video teha. Igal juhul siinkohal peab väga tänama oma sponsoreid OMS ehk siis Offshore Marine Service, Neiser, see on meie Eesti suur diivanitehas, värvikuningas, pulber värvimine, Keilas, autoracing.ee, sinna mine lehe peale, vaata kohe ära, näed, mis on. Sealt saab osta igasuguseid võidused asju. Lisaks Corsa Motors, kes remondib meie auto plokigaasi ja aitab muu mootori know-how'ga, millest mis jagu ei saa. Spa sanitaartehnika on samamoodi meil kambas. Ja ma loodan, et ma kedagi ära ei ole unustanud. Igal juhul meie üritus saab siin läbi. Ma tänan teid ja
vaatame, mis saab järgmisena. Tõenäoliselt järgmised videod alles 1. oktoobrist alates. Ehk siis, kui on Lätis viimane üritus.